Kui mürgine suits lämmatab Peterburi, peab Venemaa mõtlema, mis neid just tabas. Meie võime teile öelda, Ukraina tabas Venemaa Neva jõe sadamat nii tugevalt, et Peterburist sai üleöö elamiskõlbmatu. Sõda on jõudnud Venemaale ja Peterburi elanikud kardavad nüüd Ukrainat. Ja niil on põhjust karta. Ukrainal on neid droone veel palju ja tõenäoliselt jõuavad need üsna pea taas Peterburi. Peterburi võib öelda mitte kunagi enam. Vabandust. Aga see soov ei täitu. Praegu on Ust-Luga sadamas, mis asub Neva jõe ääres, suits vee kohal. Aga see suits ulatub palju kaugemale kui sadama ja jõe piirid, kuhu see välja viib. Kui Peterburis koitis, ärkasid elanikud mitte kevadise päeva esimeste päikesekiirte, vaid paksu lämmatava suitsu katte peale, mis täitis taeva. Linnale omane sagimine ja melu asendus kõheda ja hirmunud vaikusega, kui elanikud vaatasid akendest välja musta pilve poole, millest päike läbi tungida ei suutnud. Paljud oleksid arvanud, mis juhtus. Ukraina kaubmaa droonid olid taas rünnanud. Ja tõenäoliselt oli sihtmärgiks Ust-Luga sadam, mis on Venemaa naftaekspordi jaoks ülioluline. Paljudele jäi märkamatuks tulekahjud, mis haarasid endasse selle võtmesadama ja selle naftahoidlad. Kõik, mida nad nägid, oli suits. Ja nad polnud ainsad. Eesti linnas Narvas, mis asub Ust-Lugast 25 kilomeetri ehk veidi enam kui 15 miili kaugusel, on räsitud sadamast tõusev suits nähtav. Õnneks pole tohutu suitsusammas Narvasse jõudnud, kuid seda on kaugelt näha kõrgele taevasse tõusmas. See on monument mitte ainult Ukraina kaugmaa rünnaku edule, vaid ka selle jõule. Eestil oli juba aindus, et midagi sellist on tulemas. Eesti kaitsevägi oli isegi andnud välja hädaolukorra hoiatuse, kui tundmatu õhusõiduk sisenes riigi õhuruumi. Muured Venemaa rünnaku pärast Balti riigi vastu asendusid kergendusega, kui droon tuvastati Ukraina omana. Mitte kaua pärast hoiatuse andmist leidis see droon koos mitme teisega oma sihtmärgi. Ust-Luga on leekides. Aga Venemaa jaoks on tõeline probleem see, et Ukraina ei ole piirdunud vaid ühe rünnakuga. Alustame kõige hiljutisemast rünnakust. 29. märtsil teatas Ukraina SBU Alfa-üksus Facebookis oma viimasest rünnakust ühe Venemaa tähtsaima naftasadama vastu. Sel ööl töötasid erioperatsioonide keskuse Alfa SBU kaugmaa droonid edukalt Venemaa Leningradi oblastis asuva Ust-Luga naftaterminali sadama infrastruktuuri kallal, seisis postituses. Samuti mainiti ähmaselt, et Ust-Luga rajatises oli tulekahju, mille tagajärjel oli mitu kannatanut. Venemaa püüdis muidugi kõike pisendada. Ust-Lugat haldav piirkonna kuberner Aleksandr Droždenko teatas vaid, et Ust-Lugas oli kahju. Ta püüdis tähelepanu suunata 31 Ukraina droonile, mille Venemaa õhutõrje tema väitel Leningradi oblastis öö jooksul alla tulistas. Kuid kohaliku aja järgi kella 7 üritasid päästeteenistused endiselt kustutada Ukraina põhjustatud tulekahjusid, samal ajal kui Peterburi elanikud köhisid oma hommikusöögihelvestesse, sest taevas oli paksu suduga kaetud. Rohkem üksikasju Ukraina rünnaku kohta toob Newssky. See teatab, et Ukraina droonid jõudsid Peterburi esmakordselt umbes kell 2:30 kohaliku aja järgi ning liikusid peagi edasi Ust-Luga sadamasse. Elanikud, kes olid sel hilisemal tunnil veel ärkvel ja piisavalt lähedal, et droonide lähenemist näha, läksid katustele ja rippusid akendest välja, et filmida seda, mida nad nägid. Peagi ilmusid silmapiirile eredad sähvatused, kui kostis 6 eraldi plahvatuse heli. Esialgsetele plahvatustele järgnesid järelpõlengud ning mõned elanikud teatasid, et kuuldud heli meenutas suurtükiväe salveed. Ukraina lasi välja vähemalt 10 mehitamata õhusõidukit ehk drooni ning huvitaval kombel ei pruukinud need pärineda Ukraina territooriumilt. Selle juurde tuleme varsti tagasi. Rünnaku tagajärjel on Ust-Luga muutunud halvatud sadamaks. Kella 4 hommikul oli Ukraina droonide põhjustatud tulekahju levinud enam kui 5000 ruutmeetrile ehk peaaegu 54 000 ruutjalale. Venemaa õhutõrje poolt alla tulistatud droonide rusud olid laiali mitme kilomeetri ulatuses. Need, mis tabasid oma sihtmärke, põhjustasid ohtliku tulekahju, mis tekitas võimsa ja leviva sudu, mis on täielikult küllastunud Ust-Lugast eksporditavate Venemaa naftatoodete kemikaalidega. Venemaa on sunnitud Ust-Lugas tegevuse peatama, kuni võimud tulekahjuga võitlevad, ja see on viimane asi, mida Putin teha tahab. See on sadam, mis Reutersi andmetel käitleb umbes 700 000 barrelit naftat päevas. Ainuüksi 2025 aastal tarniti sealt 32,9 miljonit tonni naftatooteid klientidele, kes on valmis laskma Venemaal sanktsioonidest mööda hiilida, kui nad saavad allahindlust. Ust-Luga on samuti võtmetähtsusega Venemaa gaasieksporti jaoks.
Vastavalt The Military Show'le asub sadam, kus on 18 suurt mahutit ja 9 kai, mis teenindavad kuni 150 000 tonniseid naftatankereid ka Gazpromi hallatava Ust-Luga gaasitöötlemistehase lähedal. Ukraina on rünnanud ka seda tehast. 25. märtsil tabasid Ukraina droonid seda tugevalt, hävitades rajatise, mis töötleb igal aastal kuni 45 miljardit kuupmeetrit maagaasi. See ei ole Ukraina ühekordne rünnak. Peterburi ja Leningradi oblasti elanikud on hirmul, sest Ukraina ründab Ust-Lugat ikka ja jälle. Selliste rünnakutega näeme siin, kuidas miljonite dollarite väärtuses naftat ja gaasi läheb suitsu. Ja me ei pea silmas ainult otsest kahju, kuigi Venemaa ladude hävitamine sadamates ja gaasitöötlemistehastes on oluline. Kui Ust-Luga sadam on rivist väljas, ei saa Venemaa oma naftat sellest piirkonnast välja vedada. See vedelkuld tuleb suunata teistesse sadamatesse ja need viivitused tähendavad, et kaotatakse miljoneid dollareid, kuna Venemaa ostjad ootavad naftat, mis ei jõua kohale. See on see, kuidas Ukraina droonid kogu tööstusharu süstemaatiliselt nõrgestavad ja Ust-Luga on haavatav. Me teame seda, sest see ei ole esimene kord, kui Ukraina on sadamat tabanud. Raadio Vaba Euroopa, Raadio Vabaduse andmetel on see viimane rünnak sadama vastu juba 3. vaid 1 nädala jooksul, kuna Ukraina sihib Venemaa naftaeksporti. Ajastus ei ole juhuslik. Venemaa on teeninud palju raha oma nafta ja rafineeritud toodete pealt alates Operation Epic Fury käivitamisest Iraanis. See operatsioon on viinud Hormuzi väina blokaadini, mis omakorda on põhjustanud naftabarreli hinnatõusu üle $100 piiri. Isegi Venemaa sanktsiooni alusele naftale kehtestatud suurte allahindluste korral on Kreml teeninud palju raha, sest ta saab oma naftat müüa $20 või $30 kallimalt barreli kohta kui aasta alguses. Ukraina pidi sellele olukorrale lõpu tegema ja parim viis seda teha on rünnata üht Venemaa tähtsaimat naftasadamat ühe laastava löögi järel teisega. Ust-Luga ei ole ainus sadam, mida Ukraina on sihikule võtnud. Teine oluline Läänemere naftaterminal Primorski linnas on samuti olnud Ukraina droonide sihtmärgiks, põhjustades tulekahjusid ja seisakuid, nagu näeme ka Ust-Lugas. Ukraina saadab siin sõnumi Putinile. Tegelikult lausa 2 sõnumit. Esiteks, Venemaal ei lasta teenida kasumit Iraani sõjast põhjustatud naftahinna kaose pealt. Ja teiseks, Ukraina suudab tabada Venemaa naftat sügavamal Venemaa sisemaal, kui Putin eales ootas. Ukraina viimase rünnaku mõju on tohutu, võrreldes peaaegu kõigega, mida oleme seni näinud Ukrainat Venemaa vastu tegemas. Aga enne kui me sellesse sügavamalt sukeldume, tuletan kiiresti meelde, et te vaatate saadet The Military Show. Kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg vajutada nuppu, et sa ei jääks ühestki videost ilma. Ust-Lugas on Ukraina põhjustanud kahju sadama 2 peamisele kaile, samuti mahutitele ja trafopunktidele, mis olid olulised Venemaa naftatankeritele laadimiseks, kui need sadamasse saabuvad. Rääkides neist tankeritest, siis News Sky teatel laadis Ukraina rünnaku ajal sadamas 6 tankerit ning kõik pidid evakueeruma. Praegu seisab sadama lähedal lahes vähemalt 15 laeva jõude. Nad ei lähe niipea laadima. Ust-Luga sadam on endiselt tulikuum. Kui soovid sulanud laeva ja surnud meeskonnaliikmeid, siis Ust-Lugasse sõitmine on praegu kiireim viis mõlemat saada. Venemaa hädabiteenistused teatavad, et Ukraina rünnakus on saanud vigastada vähemalt 2 sadamatöötajat ning tulekahjutsoonist on evakueeritud 200 inimest. Leningradis on praegu eriolukord ja Peterburis registreeritud reostuse ulatus annab Venemaa rahvale märku, et nende juhi alustatud sõda võib neid kummitama tulla isegi siis, kui neid pole rindele saadetud. Varem mainisime, et Ukraina võis selle rünnaku läbiviimisel kasutada uudset lähenemist. Tavaliselt näeme, et Ukraina laseb oma kaugmaadroonid teele oma territooriumilt. Ukraina ja Ust-Luga vahemaa on üle 850 kilomeetri, ehk umbes 530 miili piirist sadamani. See on suur vahemaa, kuid Ukrainal on droonid, mis suudavad selle läbida. Seega oleks rünnak oma territooriumilt olnud täiesti võimalik. Kui aga News Sky teave on õige, siis Ukraina ei kasutanud Ust-Luga rünnakuks seda lähenemist. Väljaanne väidab, et 10–12 kaugmaadroonist, mida Ukraina selle rünnaku jaoks kasutas, lasti välja mitte oma territooriumilt, vaid Soome lahe vetest. See hinnang põhineb avatud allikate teabel, mis kajastas droonide trajektoore, mida avaldas Flight Radar 24. Selle jälgimisteenuse andmetel lendasid Ukraina droonid madalal kõrgusel üle lahe, mis viis Ust-Lugasse, võimaldades neil vältida sadama õhutõrjet. Deep State, mis on teine avatud allikate analüütik, lisab sellele, viidates võimalusele, et Ukraina lasi droonid välja merel asuvatel platvormidelt. See tekitab mõned huvitavad küsimused. Kas Ukraina saatis ühe oma merelise platvormi Soome lahte, et sealt droone välja lasta?
Me teame, et Ukrainal on droonipaadid, mis suudavad välja lasta FPV-droone, näiteks Barracuda, kuid FPV-droonid ei oleks suutnud põhjustada sellises ulatuses kahju, nagu me näeme Ust-Lugas. Ukraina võis olla paigutanud patrullpaadid Läänemerre, et sealt oma droone välja lasta, kuid on olemas ka teine võimalus. Kas Ukraina tegi selle rünnaku korraldamisel koostööd mõne teise riigiga? Sky News väidab, et see on võimalik ning mainib, et Ukraina oleks pidanud selle rünnaku läbiviimiseks kasutama Soome ja Eesti vetealasid. Kui see nii on, kas siis Soome või Eesti andsid siin otseselt abi? Kas ta üldse teadis, et Ukraina saadab oma vetesse merel platvorme droonide käivitamiseks? Need on kõik küsimused, millele ei saa vastata, kuigi Eesti kaitseväe poolt häire tõstmine, kui nende vetes märgati tundmatut drooni, viitab sellele, et Eesti ei olnud asjaga kursis. Iga teine riik, kes Ukrainat aitas, riskinuks tõsise eskalatsiooniga Venemaaga. Seega kõige tõenäolisem seletus olemasolevate avatud allikate põhjal on see, et Ukraina smugeldas oma droonid Läänemerre ja lasi need välja omaenda merel platvormidelt. Igal juhul saab Putin olema raevunud. Kui Ukraina oleks abi saanud, oleks see tulnud NATO liikmesriigilt, mis ainult suurendaks Venemaa pahameelt selle organisatsiooni vastu. Aga kui Ukraina tegi selle ise ära, tähendab see, et neil on välja arendatud mingisugune paat, millelt saab Venemaale pikamaa droone välja lasta. See on probleem Putinile. See tähendab, et rohkem sihtmärke kui kunagi varem on Ukraina droonide jaoks haavatavad ning Ust-Luga on näide sellest, mis juhtub, kui need droonid tabavad oma märki. Nii et me teame, mida Ukraina tabas ja meil on mõned avalike allikate raportid, mis annavad vihjeid, kuidas Ukraina selle kõik korda saatis. Aga millised on Ust-Luga rünnaku tagajärjed Venemaale? Siin tuleb arvestada kahte asja. Venemaa Balti naftavõrk ja see, millist mõju on Ukraina tegevus avaldanud riigi elanikele, eriti Peterburis ja selle ümbruses. Balti naftarindel oleme maininud, et Ukraina pole viimase nädala jooksul sihikule võtnud ainult Ust-Lugat. Ukraina on tabanud ka teist naftasadam Primorskis ning 26. märtsil tuli uudis, et Ukraina droonid ründasid ka Kirishi nafta orgaanilise sünteesi naftatöötlemistehast, mis asub Peterburist kagus. See rafineerimistehas toodab kütuseid nagu bensiin ja diislikütus, mida Venemaa saadab läbi oma Balti sadamate nii oma vägede varustamiseks Ukrainas kui ka eksportimiseks teistesse riikidesse. Siin näeme koordineeritud kampaaniat kogu Venemaa Balti piirkonnas, mille eesmärk on hävitada kogu piirkonna naftataristu. On väga oluline põhjus, miks Ukraina sihib neid Balti sadamaid. Need on praegu Venemaa suurimad naftaeluliinid. Ukraina rünnakud Novorossijskile Mustal merel koos löökidega Venemaa mereväe objektidele selles piirkonnas on sadamategevust tõsiselt piiranud. Venemaa kardab, et veelgi rohkem Ukraina droone järgneb neile, mis põhjustasid selle sadama naftalaadimiste peatamise märtsi alguses. Kuna Venemaa peamine Musta mere sadam on kahjustatud, on Ukraina siirdunud Läänemere taristu ründamisele, mis on Putinile veelgi olulisem. Koos käitlevad Ust-Luga ja Primorski sadamad märkimisväärset osa Venemaa naftaekspordist, muutes need riigi välismaale müümise võime jaoks ülioluliseks. Venemaal on vähe toimivaid alternatiive, eriti Euroopa turgude varustamiseks. Jah, tal on sadamad Vaikse ookeani ja Arktika piirkondades, kuid viimased pole talvel sugugi kergesti ligipääsetavad ning mõlemad tähendavad Venemaa jaoks probleemi. Naftat tuleb transportida sadu, kui mitte tuhandeid miile rohkem, kui see muidu liiguks, enne kui seda üldse saab peale laadida. Balti piirkond on võtmetähtsusega ja on seda olnud alates sellest, kui Putin alustas oma sissetungi. Ja et anda teile natuke tausta, miks see nii on, piisab kui öelda, et Venemaa teenib praegu oma nafta ja gaasi pealt umbes $760 miljonit päevas, osaliselt tänu Iraani poolt Hormuzi väina blokeerimisele. Teeme siin natuke matemaatikat. 40% 760 miljonist on 304 miljonit. See on selle nafta väärtus, mida Venemaa ei saa riigist välja viia seni, kuni Ust-Luga ja Primorsk ei tööta täisvõimsusel Ukraina droonirünnakute ja nende põhjustatud tulekahjude tõttu. Kui laiendada seda remondiaega nädalale, mis on peaaegu kindlasti alahinnatud, siis saad umbes $2,128 miljardi väärtuses naftat, mida ei saa välja vedada. Kui arvestada 30 päevast kuud, siis see number tõuseb $9,12 miljardi. Ja kui Ukraina tabab Ust-Lugat ja Primorskit korduvalt terve aasta jooksul, siis on see peaaegu $111 miljardit naftat, mille jaoks Putin peab leidma alternatiivsed marsruudid selle väljaveoks. Ainult Venemaa teiste sadamate läbilaskevõime tähendab, et kogu see nafta ei pääse Venemaalt välja, kui Balti sadamad suletakse. Sa ei saa lihtsalt miljoneid ja miljoneid barreleid teistesse sadamatesse suunata ja eeldada, et logistilisi tõrkeid ei teki. See, mida Ukraina teeb Ust-Lugas ja mujal Venemaa Balti piirkonnas, takistab Putinil teenida kasumit operatsioonist, millel pole midagi pistmist ei Venemaa ega Ukrainaga, vaid mis on täielikult seotud Iraaniga. Me oleme seda varem öelnud, nende rünnakute ajastus ei ole juhuslik.
Boris Arenstein, kes on energiaanalüütik, ütleb sama, märkides, et Ukraina viimaste rünnakute läbimõeldus ja ulatus Balti piirkondades on muutnud need kõige tõsisemateks ohtudeks Venemaa nafta ja naftatoodete ekspordile alates sõja algusest. On raske vastu vaielda, kuid Peterburi elanike jaoks ei ole probleemiks mitte see raha, mida Putin ei suuda oma sõjamasinale hankida. See on puhas hirm, mis kaasneb teadmisega, et Ukraina droonid ründavad kogu piirkonnas ning need droonid põhjustavad sudupilvi, mida on näha rohkem kui 10 miili kauguselt. Muide, need sudupilved tõstavad kahjuliku peene tolmu PM2,5 taseme õhus 15 korda kõrgemaks kui ohutu tase. Sellistes kohtades nagu Vassiljostrovski ja Petrogradski rajoonid tungib sudu ventilatsioonisüsteemide kaudu sisse ning jõuab nende elanike kodudesse, kes püüavad vältida õue minekut, kartes mürgist õhku sisse hingata. Selle suitsupilve tervisemõjud on võib-olla Ukraina sõja kontekstis vähem tähtsad kui hirm, mis on haaranud Peterburi elanike südamed. Need on inimesed, kes on juba pidanud toime tulema Putini korduvate internetikatkestustega, mis on muutunud nii ulatuslikuks, et mõjutavad isegi Venemaa suurimaid linnu. Need katkestused on Kremlis kehtestatud uue lubatud nimekirja süsteemi tulemus, teatas Kiev Independent 22. märtsil. See süsteem lubab juurdepääsu ainult valitsusmeelsetele veebisaitidele, sotsiaalmeediale ja ametlikele Kremliga seotud allikatele. Nii et Peterburi inimesed saavad infot ainult ametlikest allikatest, mis ei räägi neile, mis Ust-Lugas juhtus, eeldusel, et nad üldse internetti pääsevad. Kui tohutu surmapilv piirkonna kohal hõljub, ei paku info puudumine mingit lohutust. Isegi kõige tulisemad Putini ja tema poliitika toetajad värisevad nüüd hirmust. Lõppude lõpuks on üks asi, kui sulle valetatakse, aga hoopis teine asi on hingata sisse mürgist õhku, kui Venemaa naftasadamad põlevad ja ikka veel arvata, et Putin on see mees, kes Venemaad kaitseb. Ukraina arvestab sellega. Mida rohkem hirmu suudetakse Vene elanikkonnas tekitada, seda tugevamaks muutub soov lõpetada Putini niinimetatud sõjaline erioperatsioon. Ust-Luga võis olla seotud Venemaa Balti naftaga ja Ukraina rünnak tegi sellele lõpu. Kuid tegelik mõju võib tunda anda pigem Venemaa tänavatel kui rafineerimistehastes ja naftaterminaalides. Ja rääkides naftaterminalidest, mainisime selles videos mitu korda Primorskit. Kui soovid teada, mida Ukraina on selle sadamaga teinud, siis saad sellest kõigest teada, kui vaatad meie videot. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida The Military Show'd, et olla kursis meie kajastustega Ukraina viimastest süvalöökidest Venemaa vastu. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!